kuidas kellelgi on sellega, et kui te pühapäeval tulete jumalateenistusele või lähete, enda kogus poolt vaatama, et meile tullakse jumalateenistusele, mõnikord ka minnakse kuskile mujale. Et kellena sa tuled jumalateenistusele? Ma tead, sa mõtled üldse niimoodi või? Et kas sul on endas mingi selline rollijaotus või siis see, et kuidas ma tulen? Mis on minu selline eelhäälestus? Kui ma õppisin seminaris ja siis ma mäletan, meil olid aega sellised arutelud oma kursakaaslastega just selle teemal, et kui ma olen jumalateenistusele ja mulle mingi asi ei sobi, siis mis see on nüüd? Kas see nüüd see, et keegi paneb ikka väga puusse ja eksib? Või on lihtsalt minu enda eelhäälestus selline, et ma juba otsin seda, mis mulle, kuskil, kus tehakse viga. Ja kui sa mingit asja oled alles õppimas, sa oled sellest tohutult vaimustuses ja sa arvad, et sa oled ekspert. Ja kui ma olin 3 kuud, kui ma õpetasin seminaris, mäletan esimesed 3 kuud, ma olin nii suur teoloog juba, et ma võtsin, mu siiamaani on naerma, see on piinlik, aga ma võtsin kaasa jumalateenistuse ainult kreeka keeles Uue Testamendi. Ja siis ma arvasin, et teaska, kuigi ma olin alles hakanud õppima kreeka keelt. Ja alles kreeka keelt tähestiku selgeks saanud, loomulikult ma ei teadnud seda sõnavara, ma lihtsalt suutsin lugeda, aga ma ei saanud aru, millest juttu. Ma olin ekspert, 3 kuuga olin ekspert. Ja nüüd palju aastaid hiljem ma siiamaani saan aru, et ma ei tea piiblis palju. Tähendab, et see eelhäälestus, kuidas ma tulen, kellena ma tulen, miks ma tulen, on hästi oluline. Ja see midagi räägib minu kohta ja see mõnikord räägib minu kohta rohkem, kui see räägib selle koguduse või jumalateenistuse kohta, kuhu ma olen näinud. Mõnikord on niimoodi, et kui sulle mingi asi jääb väga silma, väga kriibib kõrva, väga läheb korda ja häirib, siis esimene meie tunne või reaktsioon on see, et ma arvan, et okei, et see on nüüd, kas ma nüüd ütlen kellelegi, et see asi ei sobi või ma lihtsalt kommenteerin seda, aga mulle tundub, et piibelik on see, et tõenäoliselt Jumal midagi selle kaudu sulle tahab ütelda. Jumal mingile asjale siin juhib sulle tähelepanu. Jumal võib öelda, et see teema on sinu teema, vaid sul on siin mingi asi ajada. Ja mis on veel kõige hullem, mida Jeesus ütleb mäeütluses, et see on see tuntud Eesti vanasõna, mis on piiblisse sattunud, et kui sa näed vennal pindu silmas, siis tõmba kõigepealt palk enda silmast välja. Et võib-olla on see hoopis sinu probleem, millega sa pead tegelema. Minul on seda väga palju ette tulnud oma sellises usuelus ja see on selline asi, millega ka täna selline jutlus või kõne, kuidas keegi armastab öelda, millega see tegeleb. Aga ma loen teile ette siis Luuka evangeeliumi 18. peatükist, salmid 9-14. Luuka evangeelium 18 peatükk ja salmid 9-14. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Amen. Nüüd kõigepealt selles loos ja mulle meeldib, ütleme, Jeesus on väga hea kõnemees ja Jeesus on väga hea lugude jutustaja. Ja see meetod, mida Jeesus kasutab, ta kasutab selliseid kontrastseid värvevahti. Ja see on selline loo jutustamise viis, et asjad oleks väga selged. Sageli näiteks anekdootide puhul on samamoodi. Tehakse mingid hästi sellised reljeefsed, mingid erisused. Et on 2 inimest, kes lähevad palvetama. Ja nüüd
selline kõige esimene asi on see, et seesama, kui ma küsin, et kellena sa lähed või kes sa oled. See tegelikult see küsimus on hästi oluline. Jeesus hakkab pihta selle looga, ta ütleb, et 2 inimest läksid pühakotta palvetama. Ja see on ka selline esmane määratlus Jumala poolt antud sinu ja minu kohta. Esmane, kuidas Jumal inimest mõõdab ja vaatab, on see, et ta näeb meid inimesena. Meil on terve rida määratlusi, mida me enda kohta kasutame. Õpetaja, ema, isa, ettevõtja, poeg, müügimees, poissõber, tüdruksõber, koduperenaine, ma ei tea, igasuguseid määratlusi võime määratleda. Sageli, kui me kellelegi tuttavaks saame, me küsime, saame teada, mis nimi, kuigi eestlastena meil on üks omapärane komme ka, et kui me oleme saanud kellegagi tuttavaks, aga oleme nime ära unustanud, siis me enam nime ei küsi. Ja me võime tükk aega käia, et me täpselt ei mäleta, mis see inimese nimi, aga piinik on küsida. Aga me sageli küsitakse ka see, et millega sa siis tegeled? Mis tööd sa teed? Ja siis me ütlemegi, mis tööd me teeme. Ja kui meil on mitu asja, näiteks mul on praegu mitu asja, mida ma saan enda kohta öelda. Ja siis sõltub olukorrast, küsitakse, et kes sa siis oled, siis mõnikord ma ütlen, et ma olen korstnapühkija. Ja mõnikord ma ütlen, et ma olen õpetaja. Ja kui ma olen korstnapühkija, kellegi korstnapühkima, siis mulle meeldib öelda, et küsitakse, kaua sa oled tegelenud ja kõik ma ütlen, et tegelikult ma ei ole korstnapühkija ainult, et ma olen õpetaja ja ma olen ka kirikuõpetaja, pastor. Ja siis on inimeste reaktsioon. Aga need on niisugused määratlused, mida me saame teha. Kuid kui me mõtleme, ja mis ma sellest räägin, et see on tegelikult hästi oluline, millise hoiakuga me tuleme Jumala teenistusele, millise hoiakuga me tuleme kogudusse, millise hoiakuga me saame kokku teiste kristlastega. Et kui Jumal loob inimese, siis Jumal nimetab ka inimese. Ja mis nimega Jumal inimese nimetab? Mis on see nimi? Saame. Mis on see nimi, kui Jumal loob inimese, millega ta inimest nimetab? Mis nime ta annab talle? Sina. Sina. Ei, mis nime ta annab esimesele inimesele? Adam. Adam. Väga hea, Adam. Nii, kõik on haritud inimesed. Nii, mida Adam tähendab? Keegi teab? Vist äkki oleks kuulnud kunagi. No, see on juba hea. Ta just oleks midagi kuulnud, aga igaks juhuks ei ütle. Ta tegelikult tähendab 3 asja isegi. Või 4. Kõige esimene ongi, see tähendab inimene või inimkond. Aga samamoodi on ta tüveliselt seotud veel 2 sõnaga. Veri ja muld. Väga huvitav. Veri ja muld. Ja see räägib midagi meie kohta. Kui me küsime, ja mõnikord me mõtleme, et Adam ja Eva oleksid olnud justkui esimesed kristlased. No kindlasti mitte. Ei olnud nad kristlased. See natuke meenutab neid toredaid kristlikke armsaid vagapilte, kus on kujutatud Jeesust. See on romantismi ajast tulnud seal 19. sajandi lõpp 20. sajandi alguses. Ma olen üks pilte näinud, kus on Jeesus kujutatud. Jeesus on jüngritega ja ta on rist kaelas. Tõenäoliselt Jeesus niimoodi ringi käinud. Aga et Adam ja Eva, et nad ei olnud kristlased. Kui me võiks küsida, okei, kas nad olid juudid, siis nad ei olnud juudid. Nende esmane määratlus ja kuidas Jumalat vaatas oli see, et nad on inimesed. Ja mõnikord me unustame selle ära, et mina olen inimene ja see teine kaasolend koguduses on ka inimene. Et ma ei ole siis siin, ma ei tea, lihtsalt, või see ei ole lihtsalt, aga siin on mingid emad, naised, mehed, õpetajad, ettevõtjad, kes iganes. Et küsimus on nüüd see, et mis filtriga ma kogudusse tulen, mis filtri ma panen enda silme ette, läbi mille ma hakkan teisi inimesi vaatama ja mis filtri ma panen või mis maski ma panen endale ette, mille kaudu ma tahan, et mind nähakse. Ja see lugu, mida ma lugesin, siis tegelikult Jeesus räägib ka sellest, et Jumala kotta minnes, Jumala teenistusele minnes, me peaksime nii need filtrid ja kui need maskid teed ära võtma. Ja see on ka mingis mõttes, võiks öelda, et see on see turvaline koht, kus ma võin olla ilma filtriteta ja maskideta.
tõenäoliselt see selline nimi nagu Bono, paljudele teate, ansambel U2, selle frontman Bono, iirlane ja ühes oma raamatus, kus on temaga intervjuud tehtud, siis ta kirjeldab, et kuidas ta on loonud sellise olukorra, et kui ta näiteks Dublinis oma kodulinnas käib, näiteks läheb poodi, et ta võib minna rahulikult tegelikult oma kodukohasse, oma linnas. Ta on ju maailmakuulus muusik. Ta on maailmakuulus ka selline influencer selles mõttes, et enne juba Instagram ja Facebook kohtus ta maailma riikide presidentidega ja tal oli selline programm, selline idee, et aastaks 2000 tuleks kustutada maailma kõige vaesemate riikide riigivõlg. Ja see küll läbi läinud, aga tal oli juurdepääs selline. Ta oli isiklikult näiteks sõber Mihhail Gorbatšoviga, Nõukogude Liidu siis viimase juhiga ja kes isegi tema juures käis kodus. Tal on selles raamatus, ta kirjeldabki seda, kuidas ta on kodus lihtsalt mingi reede õhtu ja korraga on uksekell. Naine avab ukse ja ukse taga Mihhail Gorbatšov. Bono unustas naisele ütelda, et Mihhail Gorbatšov tuleb külla. Niisugune mees. Kuidas ta on loonud sellise olukorra, et ta võib minna rahulikult oma kodulinnas Dublinis poodi, ilma et inimesed oleks seda tülitama. Et oi Bono ja siin ja seal ja massid kogunevad. Ma ei tea, kas te oskate arvata, mis see salanipp on? Kuidas niimoodi saab maailmakuulus inimene elada, ilma et ta peaks kartma, et teda pikali joostaks ja fännide poolt ja peaks turvamehed ümberringi olema. Ma tegin ennast ligipääsetavaks. Ma ei ümbritsenud ennast turvameeste sellega, et vastupidi. Ma läksingi kui lihtsalt tavaline inimene. Kui paparatsad käisid tema, ta on ka mingid majad, ma ei tea, kuskil Prantsusmaal kuskil. Käisid teda seal pildistamas, et kes tal külla tuleb. Siis mis ta tegi, oli see, et ta keetis kohvi, viis paparatsadele kohvi, kutsus neid endale külla. Ja selle tagajärg oli see, et paparatsad enam ei hakanud teda tüütama. Ta tegi ennast ligipääsetavaks. Ja see on nüüd see, mis on jumalateenistuse ja mis on kiriku koht inimese jaoks, on see, et ma võin teha ennast ligipääsetavaks. Et ma ei pea koguduses või jumalateenistuses pelgama seda, et tungitakse mingisuguse sfääri, kuhu ma ei taha, et tullakse. Ja see on see, kuidas Jumal meid näeb. Sest pidage meeles, või meil tasub meeles pidada, et jumalateenistusele ei tule sissetulekud, ei tule mained, ei tule populaarsused, ei tule anded, ei tule elukutsed, ei tule teadmised, ei tule kogemused, vaid tulevad inimesed. Meie oleme siin. Meil võivad olla erinevad anded, sissetulekud, kogemused, mained, mis iganes. Aga Jumala teenistusel me tuleme inimesena selleks, et kohtuda teise inimesega ja selleks, et kohtuda Jumalaga, sest Jumal näeb meid ilma nende filtriteta ja maskideta. Nii et olla siis Aadam, olla see inimene, veri ja muld peaks olema meie esmane baasmääratlus. Kõige fundamentaalsem. See, mida ei saa meilt ära võtta. Jeesus mäejutlus tegeleb sellega. Kui lugeda Jeesuse mäejutlus, siis see on selline vundament, mis jookseb sealt läbi. Et miks Jeesus ütleb, et palvetage oma vaenlaste eest ja õnnistage neid, kes teid taga kiusavad. Kui sa hakkad palvetama selle eest, kelle kohta sa ütled vaenlane, ja hakkad teda õnnistama, siis tõenäoliselt enam ei saa olla su vaenlane. Sa ei saa vaenlast õnnistada. Sa ei saa vaenlase eest palvetada. Aga kui sa hakkad nägema tema selle baasina, selle inimesena. Ja kui me mõtleme, et see baasarusaam, sellele tuginevad ka näiteks väga moodsad inimõigused. Ka see arusaamine, et me oleme mingis punktis, me oleme absoluutselt
võrdsed. See, et me oleme inimesed. Ülejäänud asjas hakkavad erinevused tulema. Võimaluste mõttes hakkavad tulema erinevused, sissetulekud ja kõik need taadara muud asjad. Aga see baas. Nii et Jeesus hakkab oma lugu pihta sellega, et ütleb, et 2 inimest läksid pühakotta. Ja alles hiljem ta ütleb välja, et üks oli variser ja tölner, kusjuures mõlemad olid, omasid oma väga tugevat mainet ja positsiooni ühiskonnas. Variser, see oli siis teatud judaismi sees olev selline nagu suundumus, kus püüti siis elada võimalikult täpselt Toora käskude keeldude järgi. Ja variserid, võiks öelda, olid kõige eeskujulikumad usklikud. Tõesti olid väga eeskujulikud. Nad sõid täpselt niimoodi, kuidas tuli süüa, kandsid selliseid riideid, mida tuli kanda. Neil oli võimalik pidada paastuaegasid, maksid kümnist, kõik see, mida variser loeb ette. Ja teine oli tölner, kelle suhtes oli ka lugupidamine, aga see tuli rohkem läbi sellise teatud hirmu, tegu oli ju maksuametnikuga. Ja maksuametiga tasub hoida häid suhteid. Tasub hoida. Et mul on tegelen või ma olen vastutav ühe MTÜ eest. Meil on selle second hand pood. Ja kui on sellised kõhnad kuud, kus inimesi väga palju ei käi, siis ma tean, et kellele ma võlgu ei tohi jääda, on maksuamet. Ja mõnikord on niimoodi, et sa surud hambad ja ütled, et tegelikult on oluline, et inimesed saavad palga oma kätte. Et üürilandja saaks oma üüri kätte ja siis ma mõtlen, mul on maksuamet, ma pean talle ära maksma. Et tölner oli maksuametnik, tähendab ka inimene, kellel oli amet, mille suhtes oli teatud lugupidamine, oli ka selline põlgus, sellest me oleme kõik kunagi varem rääkinud. Aga see oli hoopis teise või kolmanda järguline. Jeesus räägib, kuidas 2 inimest lähevad pühakotta. Ja see räägib ka kuidagi meile, et mis on see hoiak, kellena või millena ma lähen Jumala kotta. Kas ma lähen Jumala kotta sellega, et mul on mingi positsioon, mul on mingi kogemus, ma ootan mingisugust teenust, et ma ootan mingisugust kvaliteeti ja kui see kvaliteet ei ole ootuspärane, siis ei ole mõtet isegi minna. Ja ma ei tea, kas see on õige viis, kuidas käia jumalateenistustel. Võib-olla on, ma ei tea. Aga võib-olla on olulisem see, kui ma küsin, et Jumal, et mida sina tahad mulle siin rääkida? Kas on siin mõni inimene, kellega sa tahad, et ma saaksin kokku? Ja mõnikord Jumal hakkab kuduma sellist kummalist kangast, kus omavahel saavadki kokku inimesed, kes muidu kuskil kokku ei saaks, kogudes saavad kokku ja võivad olla täitsa erinevates elusfäärides, erineva sissetulekuga, erineva vanusegrupis ja ühel hetkel nad hakkavad looma midagi täiesti unikaalset. See on see, mida Jumal teeb. See on see, mis on koguduse mõte. Nii et kellena sa lähed Jumala kotta. Ja teine küsimus on see, et kellega sa Jumala teenistusel kohtud, kellega sa kohtud Jumala kojas. Siin loos on siis variser ja tölner. Ja kui te vaatate seda, kuidas kumbki palvetab, siis me näeme, et variser peegeldab ühte siis sellist hoiakut. Ma ei ütle, siin võib jääda niisugune mulje, et umbes, et kui sa oled väga püüdlik kristlane, et siis ära ole püüdlik, sest sellega sa ei jõua kuhugi, et sa ole pigem selline korralda pidevalt mingid jamasi ja tuleb alu patte andeks ja see on ka okei. Aga see on nagu 2 pigem sellist mõtteviisi või hoiakut. Ja see variseri mõtteviis või hoiak on see, et kui ta läheb jumalateenistusele või pühakotta, siis me näeme, et ta tegelikult läks kohtuma iseendaga. Ta kohtub seal iseendaga, ta palvetab tegelikult ka iseenda poole. Ta juba toob ennast eeskujuks. Ta on keegi, kes ei pea enam muutuma, kes on juba valmis. Ja teine hoiak on see, et on tölner hoiak, kes küll palvetab Jumala poole, aga kes isegi ei ole kindel, et Jumal teda kuuleb. Ja siin me näemegi, et on üks selline, see asi, mis eristab need 2 inimest, on uhkus. Ja
sellises kristlikus traditsioonis piiblis ei ole niisugust loetelu nagu 7 surmapattu. Aga sellises kristlikus traditsioonis on selline nagu arusaamine olemas siis sellest surmapattude nimistus üllatus. Ei olegi kõikvõimalikud seksuaalsed patud, mida mõnikord kirikule juurde poogitakse, vaid on uhkus, kõige esimene, kõige fundamentaalsem. Ja piibel ütleb ka, et uhkus tuleb enne langust. Ehk see, kus ma arvan, et mina olen valmis, mina tean kõike, mina ei pea muutuma. See on, kui rääkida hingehoidjatega, eriti kui näiteks on suhtekriisid. Need võivad olla peresisesed suhted, need võivad olla sõprussuhted, need võivad olla suhted koguduses, siis sageli on selle taga see, et üks pool tuleb siis vaimuliku juurde ja selle pretensiooniga, et see inimene peab muutuma. Tema peab kindlasti muutuma. Ja see võib isegi õige olla, et peabki muutuma. Aga kui selle taga ei ole seda küsimust, aga mida mina saan teha, kuidas mina saan muutuda. Kas minus saab toimuda mingi muutus, mis aitaks ka sellel inimesel muutuda. Õigemini, kas minus võib mingi kvaliteedi muutus toimuda selline, mis ei vaja enam teisi inimese muutumist. Seda samas mäejutluses ju Jeesus ütleb, et kui sa lähed oma ohvrit viima, ja sul tuleb meelde, et vennal on midagi sinu vastu. Sul tuleb meelde, et su vend eeldab, et sina midagi et sul on midagi venna vastu, siis mine ja paluda käest andeks. Niipidi. Selline hoiak, et proaktiivne hoiak. Nii et see, et esiteks on see, et kellena sa lähed Jumala teenistusele, kes sa oled, kas sa lähed inimesena või sa lähed mingisuguse sildina, kellega sa lähed kohtuma, kas sa tahad kohtuda iseendaga, kas sa oled pidevas monoloogis iseendaga, et sa vaatad kõike läbi iseenda või sa oled seal, kus sa ütled, et Jumal, ma võib-olla ei olegi väärt, et sa minuga räägid, aga ma ometi tulin siia. Ma olen nii, nagu ma olen kõigega. Ja kolmas selline teema, mis siit tuleb, on see, et kus kohas tuleb see mõõdupuu, mille kaudu me üldse midagi mõõdame, kus me võtame seda, mis on õige ja vale, hea ja kuri. Variser selles loos, ta kirjeldab väga täpselt ja väga korrektselt enda eluviisi. Ta kirjeldab ka seda, mida ta on teinud ja tõenäoliselt ei valeta. Kuid sellega üks asi on see, et ta ütleb, et kuidas ta siin ütlebki, ma paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis saan, mis on väga okei, väga hea nimekiri. Aga tema palve hakkab pihta hoopis kuidagi huvitavalt. Oh Jumal, ma tänan sind, et ma ei ole niisugune nagu muud inimesed. Milline kingitus ma olen maailmale. Siin ma olen. Olge tänulikud. Ja et ma ei ole röövija, ma ei ole ülekohtune, ma ei ole abielurikkuja. Ega ei ole selline nagu see Tölner, ega selline nagu see inimene, kes siin kõrval on praegu. See komistuskoht, mis variser, see mentaliteet või see hoiak on see, mis ütleb, et mina olen mõõdupuu. See, kuidas mina elan, see on parim võimalik viis, kuidas üldse elada. Kui kõik inimesed teeksid samasuguseid valikuid, nagu mina teen, küll siis oleks elu hea. Kui inimesed analoogsetes olukorrades oleksid analoogsed minuga, siis oleks hästi. Ja ma ei tea, kuidas näiteks sul on, minu üks selline kiusatus on see, et mõnikord inimene, mõnikord mu tuttav või sõber hakkab rääkima mingitest oma elu asjadest või probleemidest. Ja siis ma tahan hästi kiiresti hakata nõu andma.
ütlema, et kuule, et sa peaks äkki seda tegema, äkki see asi, äkki see. Ja ilma, et mu käest oleks küsitud nõu tegelikult. Mõnikord on, me oleme Annaga omavahel niimoodi kokku leppinud. Vähemalt mina olen Annaga niimoodi kokku leppinud, ma ei tea, kas see on omavahel kokku leppega. Et mõnikord ma vajan seda, et ma saan rääkida, et kui mulle mingi asi ei meeldi või mul on mingi asi ebamugav või mul on raske, et ma vajan lihtsalt, et ma saan seda rääkida, mitte et ma ei oota mingit nõuannet. Ma ei oota, et mind korda tegema hakatakse. Mõnikord ma ei vaja seda, et keegi teine inimene oleks mulle see mõõdupuu. Aga see, mis on see variseri kiusatus, mis võib meil kõigis olla, et me teeme iseendast mingi mõõdupuu. Ja jällegi siin me näeme, et kumab läbi jälle sama uhkus asi, et Jumal küll on hea, et ma ei ole nagu see inimene siin kõrval, kes mu kõrval palvetab. Milline ignorantsus. Võite ette, ma olen tulnud Jumala juurde, Jumala kogudusse, ma olen tulnud inimesena, ma olen saanud aru, et kõik me oleme Jumala ees võrdsed. Me saame aru sellest ju, et me oleme läinud läbi täitsa erinevad teekonnad. Meil on täiesti erinev varustatus, mis puudutab meie iseloomu, mis puudutab meie, ma ei tea, geneetikat, kehakeemiatki, meil on täiesti erinevalt. Kus ma võtan selle juttumuse, ütelda, et Jumal, mul on hea meel, et me ei ole nagu see inimene. Ma saan kõige parimal juhul öelda, et Jumal, ma ei saa aru, tõesti ei saa aru nendest otsustest ja nendest valikutest, mida minu õde või vend on teinud. Ja tihtipeale ma ei saa aru sellepärast, et ma ei tea, kust ta on tulnud ja mis ta on seda, millest ta on läbi tulnud. Ja mis ma seda ei tea, on see, et ma ei ole selle inimesega aega veetnud. Tõenäoliselt. Ma olen kuulnud mingeid kuulukaid võib-olla kellegi teise käest läbi mingite vahendajate. See, mis oli siis see variseri eksimus, oli see, et ta tegi iseendast mõõdupuu ja sellega loob ka sellise hoiaku, kus ta ütleb, et kuigi ma palvetan Jumala poole, siis põhimõtteliselt ei ole Jumalat enam vaja, sest mina olen see, minus on nagu täius kehastunud kõiges. Et võib-olla need 3 küsimust, mis, kui me küsime, et kuidas ma tulen Jumala teenistusele, kuidas ma tulen Jumala kotta, siis veel kord on see, et mida ma olen kunagi varem öelnud, et ükski kogudus, ükski Jumala teenistus ei suuda lõpuni konkureerida mis tahes meelelahutusüritusega. Seda on püütud teha, on terveid kirikuid, terveid liikumisi, mis on selle peale üles ehitatud ja ühel hetkel see jõuab kõik mingisuguse suurde kriisi. Sest sa ei jõua lõpmatuseni meelt lahutada, sa ei jõua lõpmatuseni alada raha tootuse produktsiooni, tehnoloogiasse. Ja see ei ole ka kiriku, see ei ole kristluse, see ei ole Jumala teenistuse esmane eesmärk. Mitte kunagi. Ja kui sa tuled Jumala juurde, kui sa tuled kirikusse, kui sa tuled Jumala teenistusele, siis see küsimus, et kellena ma tulen. Kas filtrid ja maskid on kaasas või on see koht, kus ma võin öelda, et kogudus on koht, kus ma julgen ennast teha juurde pääsetavaks. See ei tähenda seda, et ma pean kogu oma elu kõikidele detailideni välja valama iga hetkel. Absoluutselt mitte. Aga see, et mul ei ole seda hirmu. Teate seda väljendist, homo homini lupusest, inimene on inimesele hunt. Et koguduses mul ei pea olema seda hirmu, et teine inimene on minu jaoks hunt. Ma ei pea teist inimest kartma. Ma ei pea oma õde ja venda kartma. Sest võib-olla Jumal räägib tema kaudu mulle. Jumal võib rääkida ja ma olen seda ise, see on minu isiklik usukogemus küll, et Jumal on mulle rääkinud väga veidrate inimeste kaudu. Ja mõnikord olen mina olnud see veider inimene, kelle kaudu Jumal on rääkinud ka. Kellelegi teisele, kes pole üldse olnud. Ehk siis see kõik, mis puudutab staatust, elukutset, mainet, andeid, kõike seda, et see tegelikult on, mõtlen, jube vahva, kui sa võid öelda, et kuule, et
see inimene käib minu koguduses, aga tegelikult see, et ta on mingi asja saavutanud, see on väga äge. Aga tegelikult on see baasasi palju olulisem. Ja kui keegi meist on saavutanud elus midagi, siis tegelikult me kõik vajame seda baastasandit, et ma võin olla täiesti niimoodi rahulikult kartmata, et keegi tahab minuga koos olla ainuüksi sellepärast, mida ma omal. Mitte sellepärast, kes ma olen. See on palju olulisem. Et minuga tahetakse olla minu enda pärast. Minu enda pärast. See on nagu lastel on, ma ei tea, lapsed on siis, kui lastel käivad sõbrad külas, see mõnikord huvitav vaadata, kas sõbrad käivad külas, kas sõbrad käivad külas, või kas lapsed on niimoodi, kas käib sõbrad sõprade pärast või käib see külas näiteks televiisoril või PlayStationil. See on nagu huvitav asi. Kui Samuel sai PlayStationi sünnipäevaks, siis sõber oli nii põnevil. Siis ma ütlesin, et Samuelile, et tee selline katse, et aga ütle talle, et me täna ei mängi PlayStationiga. Ta oli just saanud. Ja sõber tuli külla ja saanud, et kuule, et lähme mängime õuelt, ärme mängi PlayStationiga. Ja ma mäletan, et selle sõbraks oli. Sa oled hulluks läinud või? Ma ei tea, kas ise mäletad seda. Ja sõber ei tulnud külla, sellepärast, et kõige oluliselt. Võib-olla ei olnud see kõige parem nõuanne mul ka isana. Aga mul endale nagu see eksperiment väga meeldis. Aga kogudus võiks olla see koht, kus meie PlayStationid, see, kas kellelgi on PlayStationid või ei ole PlayStationid, ei peaks mitte mingisugust tähtsust omama. Absoluutselt mitte. Siis teine asi on see, et kellega sa kohtud. Kas sa tuled jumalateenistusel iseendaga kohtuma? Või sa tuled kohtuma Jumalaga ja ootama Jumala kõnet. Ja kolmas on see, et mis või kes on minu mõõdupuu. Kas Jumal on mõõdupuu, mille järgi ma mõõdan, mis on õige, vale, hea või ma mõõdan iseendaga. Et need 3 mõtet, 3 küsimust võiks olla meil kaasas. Ja see, kui me mõtleme, et miks ma tulen jumalateenistusele, kuidas ma tulen jumalateenistusele. Nii, tõuseme, palvetame.